Minu ettekanne räägib kahest väga olulisest lapse ja vanema õigusest, hooldusõigusest ja suhtlusõigusest. Et mõlemad need õigused on seaduses kehtestatud selleks, et lapse ja vanema suhet kaitsta ja seda tagada. Aga enne, kui ma hakkan rääkima hooldusõigusest, rõhutan seda, et meie perekonnaseadus näeb ette, et vanematel on laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused. See tähendab seda, et emal ei ole võrreldes isaga lapse suhtes suuremaid õigusi ega kohustusi, sellest tulenevalt, et on ema ja ka vastupidi. Vanemate võrdsust ja selle tagamise vajalikkust on rõhutanud ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, kes siis eriliselt on tõstnud esile seda, et kõik riigid peavad tegutsema ka selle nimel, et isade rolli laste elus, laste kasvatamisel suurendada. Ja selleks ongi vajalik, et ka meie seadused näeksid ette, et vanemate õigused ja kohustused on võrdsed. Ja et ka praktika oleks täpselt samasugune. Et see ei jääks ainult sõnaks paberil, vaid ka reaalsus vastaks seaduse regulatsioonile. Nüüd minnes hooldusõiguse juurde, mida on nimetatud siis kõige olulisemaks õiguseks vanema ja lapse suhetes, siis kõigepealt selgitan seda, et mida see hooldusõigus üldse tähendab. Et hooldusõigus on siis vanema õigus ja kohustus hoolitseda ka oma lapse isiku eest, lapse vara eest, otsustada lapsega seotud olulisi asju, või üldse otsustada lapsega seotud asju ja ka siis hooldusõiguslikul vanemal on lapse esindusõigus. Et kuigi, nagu te isegi märkate, et me räägime hooldusõigusest, siis see sisaldab ka kohustusi. Ehk et siin on vanemal ka kohustused, mitte ainult õigused. Reeglina tavaliselt Eestis on vanematel ühine hooldusõigus, et ainult üksikutel juhtudel, eelkõige siis, kui kohus on kuidagi sekkunud hooldusõigusesse või teinud mingisuguseid muudatusi hooldusõiguses, vanematel ei ole ühist hooldusõigust, aga tavaliselt on siis vanematel ühine hooldusõigus. Mis on oluline on see, et ühist hooldusõigust ei lõpeta vanemate kooselu lõppemine või abielu lahutamine, ega ka see, kui vanemad üldse kunagi ei ole koos elanud. Et ühine hooldusõigus on neil vanematel sellele vaatamata, kas nad elavad koos või mitte. Ühist hooldusõigust vanemad peavad teostama heas usus, ehk nad ei tohi kuritarvitada enda õigusi, ka teineteise suhtes. Nad peavad teostama seda õigust üksmeeles ja lapse huvidest lähtuvalt. Kui lapse arengutase seda vähegi võimaldab, siis tuleb last ennast kaasata ka temasse puutuvate otsuste tegemisse. Näiteks ma arvan, et üsna väikese lapse võib juba kaasata selle lahendamisse, millises huviringis ta käib. Või kui me räägime näiteks gümnaasiumi valikust, millises gümnaasiumis laps hakkab käima, siis tundub üsna loogiline ikkagi, et mitte vanemad üksi ei otsusta seda, kus siis ilmselt juba 15-16 aastane laps õppima hakkab, vaid last ennast kaasatakse nende otsuste tegemisse. Kui koos elavad vanemad reeglina saavad selle ühise hooldusõiguse teostamisega, üksmeeles tegutsemisega üsna hästi hakkama, siis keerulisemaks muutuvad lood siis, kui vanemad kas elavad lahus või lähevad lahku. Nagu ma enne juba märkisin, siis vanemate kooselu lõppemine ühist hooldusõigust ei lõpeta. Ehk siis nad peavad ka pärast kooselu lõppemist jätkama tegutsemist üksmeeles, heas usus ja lapse huvidest lähtuvalt. Ja mis ongi väga oluline ühise hooldusõiguse puhul on see, et ka siis, kui vanemad elavad lahus, nad peavad lapsesse puutuvaid olulisi asju jätkuvalt ühiselt otsustama. Ehk siis sõltumata sellest, kas lapsel on nüüd vahelduv elukoht või ta elab peamiselt ühe vanema juures ja suhtleb teise vanemaga võib-olla ainult nädalavahetustel, siis ikkagi
lapsesse puutuvaid olulisi otsuseid need vanemad peavad tegema koos. Ja sellel, et vanemad ühist hooldusõigust teostaksid ühiselt edasi ja otsustaksid lapsesse puutuvaid asju koos, on väga oluline roll siis mõlemal vanemal. Ehk siis see vanem, kes elab lapsega koos peamiselt, tema ülesanne on kaasata teist vanemat otsuste tegemisse, hoida teda lapse sellise igapäevaeluga kursis ja enne, kui ta hakkab mingisuguseid otsuseid tegema, ikkagi teist vanemat sellest teavitada ja küsida tema arvamust, et kuidas ühte või teist asja otsustada. Teiselt poolt on oluline roll ka sellel niinimetatud lahus elaval vanemal. Ka tema ise peab olema aktiivne, tundma huvi lapse elukorralduse vastu, toimetuleku vastu. Et kui ta jääb passiivseks, siis võib samuti juhtuda see, et ta lihtsalt praktikas jäetakse kõrvale. Et sageli, mida minu kogemus näitab, et vanemad ei tea seda, et neil on sellised õigused, et lahus elavad vanemad tihti ei tihka sekkuda ja arvavad, et neil ei olegi enam sõnaõigust rääkida kaasa lapse suhtes tehtavate otsuste tegemisse. Et seaduse järgi see nii ei ole. Ehk siis vanemad, ka siis, kui nad elavad lahus, sõltumata sellest, kui keerulised nende suhted on või kui pingelised need on, nad peavad ikkagi lapsesse puutuvaid otsuseid ühiselt vastu võtma. Ning lapsega koos elav vanem ei saa otsustada lapsesse puutuvaid küsimusi üksinda. Et millised need olulised küsimused siis võivad olla, mis last puudutavad, see on näiteks kõige sagedamini praktikas tulevad ette sellised küsimused nagu koolivalik, elukoha valik, lasteaia valik, huviringide valik. Ehk siis, kui vanemad elavad lahus ja lapsele on vaja valida kooli, siis peavad vanemad selle otsuse, kus koolis laps hakkab õppima, tegema ühiselt koos. Et isegi kui laps elab peamiselt ühe vanema juures, siis see vanem ei saa seda küsimust üksinda otsustada. Nii. Üksinda saab vanem otsustada siis ainult selliseid küsimusi, mis puudutavad lapse igapäevaelu. Et näitena võib siis tuua näiteks see, et kuidas lapse vaba aega sisustada nädalavahetusel, kas minna mänguväljakule või kinno. Et see on kindlasti selline igapäevaelu küsimus, milleks ei pea võtma ühendust teise vanemaga ega saama temalt nõusolekut, mänguväljakule või kinno minemiseks. Aga see, milline nüüd on iga lapse puhul see igapäevaelu küsimus, mida vanem, kelle juures laps parasjagu viibib, üksinda otsustada tohib, et see on ka iga pere puhul erinev. Et sellist ammendavat loetelu nendest küsimustest või otsustest, mida vanem siis üksinda tohib otsustada, olemas ei ole. Paraku tuleb ikkagi ette seda, et vanemad, kes on lahku läinud ja kes peavad siis võtma koos lapsesse puutuvaid olulisi otsuseid vastu, ei suuda seda teha. Et nende arusaamad sellest, mis on lapse jaoks hea ja milline võiks olla siis lapse edasine elukorraldus, on väga erinevad ja neid ühiseid otsuseid ei sünni. Et sellistes olukordades võib olla põhjendatud siis kohtusse pöördumine selleks, vanema poolt siis kohtusse pöördumine selleks, et ta saaks endale ainuhooldusõiguse, kas siis täielikult või osaliselt mingis last puudutavas valdkonnas, selleks, et ta saaks üksinda lapsesse puutuvaid asju otsustada. Et siin kohtupraktikas, Riigikohtu praktikas on rõhutatud seda, et see ühine hooldusõigus, mis eelduslikult on küll lapse huvides, ei tohi hakata takistama lapsesse puutuvate otsuste tegemist. Ehk siis näiteks siin praktikas on olnud neid näiteid, kus vanemad ei suuda kokku leppida, millises koolis laps esimeses klassis õppima hakkab. Et 1. september juba läheneb, aga kool on ikka valimata. Et kuna ühise hooldusõiguse puhul ei saa üks vanem üksinda seda koolivalikut ära teha, siis ei pruugigi jääda muud üle, kui ikkagi pöörduda kohtu poole ja paluda, et kohus ühise hooldusõiguse ära lõpetaks.
nüüd kohus, kui ta on vanemalt vastava avalduse saanud, vahel kohus saab ka mõlemalt vanemalt sellise avalduse, siis kohus peab otsustama, et kas ta ühishooldusõiguse lõpetab või mitte ja kummale vanemale ta siis ainuhooldusõiguse kas täielikult või osaliselt üle annab. Ja otsustades seda küsimust peab kohus lähtuma eelkõige lapse huvidest ja heaolust. Ehk siis kohus peab vaatama seda, et kumb vanem siis edaspidi suudab paremini lapse huve tagada, kummal vanemal on see vaimne valmisolek last kasvatada suurem, kumb ka on seni pühendanud ennast rohkem lapse kasvatamisele. Ja kindlasti hinnatakse ka siis vanemate suhteid lapsega, et kui lähedased need suhted vanematel lapsega on. Et mis on kindlasti väga oluline nende vaidluste lahendamisel on vaadata ka seda, et kas vanem suudab üldse eristada oma huve lapse huvidest ja kas ta suudab käituda just lapse huvidele vastavalt. Või siis ta ajab need enda huvid ja lapse huvid segi. Nii et kõige tähtsamad on ikkagi lapse huvid nende vaidluste lahendamisel. Ja millised on nüüd see ühise hooldusõiguse lõpetamise tagajärjed? Tagajärjeks ongi siis see, et vanem, kes saab endale ainuhooldusõiguse, saab selles valdkonnas, milles talle ainuhooldusõigus anti, otsustada edaspidi üksinda, ilma teist vanemat kaasamata, ilma teise vanema heakskiiduta lapsesse puutuvaid küsimusi. Et näiteks, kui kohus on lõpetanud ühise hooldusõiguse lapse viibimiskoha osas, siis see vanem, kellel on antud ainuhooldusõigus lapse viibimiskoha määramise osas, saab edaspidi üksinda otsustada lapse elukoha vahetuse üle, selle üle, kas laps läheb näiteks välisriiki reisile, kas ta läheb lastelaagrisse, et kust seda viibimiskohta ta saab üksi määrata. Sõltumatu nüüd sellest, kas vanemal on hooldusõigus või mitte, kas on lõpetatud või mitte, igal juhul vanemal säilib suhtlusõigus lapsega. Ja see on äärmiselt oluline, sest et suhtlusõigus ja suhtlemine lapsega on see, mis ju tegelikult reaalselt loob selle kontakti ja suhte lapse ja vanema vahel. Ja reeglina lapse huvides on siis see, et tal oleks suhe mõlema vanemaga. Ja selleks, et lapsel see suhe mõlema vanemaga oleks, peab tal olema ka võimalus mõlema vanemaga koos olla, mõlema vanemaga suhelda. Perekonnaseadus paneb vanemale õiguse ja kohustuse oma lapsega isiklikult suhelda. Seega mitte ainult õiguse, vaid ka kohustuse. Samas lapsel on siis õigus mõlema vanemaga isiklikult suhelda. Seadus ütleb ka seda, et vanem peab hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga. Ja see käib nii selle vanema kohta, kes lapsega koos elab, kui selle vanema kohta, kes siis on lahus elav vanem ja kohtub lapsega võib-olla nädalavahetustel või veidi sagedamini. Ja selle keelu eesmärk on just see, et lapsel oleks mõlema vanemaga hea ja lähedane suhe ja ta ei tohiks kunagi tunda ennast halvasti sellepärast, et ta tahab teise vanemaga suhelda ja temaga koos olla. Vanemad lahuselu korral peaksid siis ise leppima kokku selles, kuidas toimub lapse suhtlemine vanematega ja kui nad ei suuda seda teha, siis tuleks vanematel pöörduda kohtusse, sest nagu ma enne juba märkisin, siis lapse huvides on see, et tal oleks lähedane suhe mõlema vanemaga. Et kui ikkagi lapse suhe ühe vanemaga on takistatud, siis on see ka lapse huvides, et see vanem, kes lapsega suhelda ei saa, pöörduks kohtusse ja paluks kohtult tema ja lapse suhtlemise korra kindlaks määramist. Suhtluskorra taas siis kohus määrab lapse huvidest just lähtuvalt, nii et nagu hooldusõiguse vaidluste lahendamisel olid primaarsed lapse huvid, on ka siin suhtluskorra kindlaks määramise puhul primaarsed lapse huvid. Ja kui praktikas tuleb sageli ette seda, et vanemad ütlevad, et meil on selline 50-50 hooldusõigus, mul on võrdsed õigused, ma pean saama 50% lapse ajast endale,
siis siin võibki tekkida selline lapse ja vanema huvide konflikt teatud juhtudel ja Riigikohus on rõhutanud, et lapse huvid on siin tähtsamad. Ehk siis ka see suhtluskord peab olema selline, mis lapsele sobib ja mis kõige paremini tagab siis lapse huvide ja heaolu kaitse. Ja siin siis võibki juhtuda nii, et vanem seda 50% ajast ei saa, sest see ei ole lapse huvidega kooskõlas. Samas on Riigikohus märkinud ka seda, et üldse polegi välistatud, et määrataksegi lapsele vahelduv elukoht, et ta viibibki näiteks nädal vanemate juures või 2 nädalat ja 2 nädalat vanema juures. Aga see peab olema siis vastavuses lapse huvidega. Et see sõltub paljudest asjaoludest, muuhulgas näiteks vanemate elukohtade kaugusest, lapse vanusest. Ei ole ilmselt mõeldav, et laps, kes käib koolis ja kelle vanemad elavad teineteisest 200 kilomeetri kaugusel, et ta viibib nädal aega ühe vanema juures ja nädal aega teise vanema juures. Küll on seda näiteks praktikas siin peetud võimalikuks võib-olla väiksemate laste puhul, aga igat seda olukorda tuleb vaadata eraldi. Et hiljuti just puutusin kokku ühe juhtumiga, kus siis laps puudus koolist igal teisel nädalal mitu päeva, sellepärast, et olla koos siis lahus elava vanemaga. Et see on ilmselt see koht, kus vanem on lapse huvid ära unustanud. Nii et ka vanemad peavad alati seadma esikohale lapse huvid. Veel on praktikas päris palju tõusetunud küsimusi sellest, et kus peaksid lapse ja vanema kokkusaamised toimuma. Et ka nendel juhtudel näiteks, kui üks vanematest hoopis välisriigis elab. Et ka siin on siis kohtupraktika selline, mis ütleb, et reeglina peaks vanem saama lapsega kohtuda oma kodus. Ja seda ka siis, kui vanem elab välisriigis. Aga jällegi, tuleb siin vaadata ka lapse vanust, lapse elukorraldust, et ilmselt see näiteks ei ole ikkagi mõeldav, et beebi reisib siis 2 riigi vahel ja viibib näiteks igal teisel nädalal Soomes. Kui nüüd mingisugune suhtluskord on kindlaks määratud, aga mingisugused asjaolud oluliselt muutuvad, siis vanemal on alati võimalik esiteks teha teisele vanemale ettepanek, et suhtluskorda muuta. Ja kui kokkulepet ei saavutata, siis pöörduda kohtusse selleks, et neid olemasoleva suhtluskorra tingimusi muuta. Sest et kui suhtluskorda kindlaks määratakse, siis kunagi ei pruugi kõike ette näha, et kuidas elu läheb nii vanematel kui lapsel edasi ja võivad toimuda sellised olulised asjaolude muutumised, mille tõttu oleks vaja siis suhtluskord lapsele sobivamaks teha. Aga aitäh teile!